Ühistranspordiga õnnetusi juhtub aastas kuskil 1000 ja miks see arv nii suur on just sellepärast, et kirja lähevad tegelikult ka kõige väiksemad kriipsud ja ka peegliga vastuminekud. Küll teeb murelikuks see, et õnnetused trammidega on viimastel aastatel suurenenud. Kuskil ligikaudu 60 õnnetust aastas juhtub, aga sel aastal juba esimeste kuudega on tramm sattunud liiklusõnnetusse 29 korral ja see on täpselt see, mis peaks nüüd väga murelikuks tegema. Kopli tänavalt siis Maleva tänavale pöörates Hyundai juht ei märganud lähenevat trammi, pööras trammile ette ja siis toimus trammi ja sõiduki kokkupõrge. Trammi peatumisteekond on natukene pikem kui sõidukil, kindlasti ta teda edasi lükkas ja nagu vigastustest näha on, et siis ega tramm väga palju pidurdada enam liiklusõnnetust ei jõudnud. Tihti ongi see sõidukijuhtide hooletus, kus nad ei märka siis lähenevat trammi. Sõidetakse trammile kogemata ette, tihti kipuvad need olema kergemad mõlkimised, sellised raskemaid õnnetusi, kus ka on suurem hulk kannatanud, et selliseid õnneks juhtub harva. Trammidega on meil 24. aastal toimunud 61 avariid, 25. 62, aga sel aastal juba 29. Ehk et tegelikult me oleme trammidega juba pool eelmise aasta niinimetatud normis täis teinud avariidega. No kindlasti olete te probleemile otsa vaadanud, mis selle põhjus võiks olla? Põhjust on üheselt raske hinnata, sest iga avarii on unikaalne ja teistsugune ja omasugune, aga nüüd kevadise puhul võib öelda, et päike, soojenevad ilmad, inimestel mõtted lähevad lendama juba siin suviste teemade peale ja võib-olla see tähelepanematus nagu ka eilse avarii puhul ilmselt oli ka põhjustajaks. Trammijuhil on ühelt poolt lihtne, aga teiselt poolt väga keeruline. Trammil on väga kindel liikumistee ja tema kuhugi ära keerata ei saa. Ehk et vältida avariid on ainuke võimalus pidurdada. Pidurdamine aga omakorda võib kaasa tuua selliseid raskeid kukkumisi, nagu me oleme varemgi näinud, et selle järsk pidurdamiste ja ettekeeramiste tulemusel võib päris halvasti viga saada inimestel. Seda, et trammidega õnnetusi juhtub, kinnitab ka statistika. Lähiminevikus saab meenutada veebruarikuud, kui kesklinnas põrkasid ühe trammi äkkpidurduse tõttu Lubja peatuses kokku 2 sellele järgnenud trammi. 5 inimest sai vigastada ja liiklus oli häiritud. Samuti sõitis 2026. aastal tramm otsa eakale inimesele, kes viidi haiglaravile. Meie trammijuhid on pika staažiga, nad oskavad küll oma teekonda ette näha, aga arvestades tänapäeva liiklust, siis olukorrad on kõik erinevad. Ja trammijuhil raskes olukorras ei ole kahjuks midagi muud teha, kui teha ainult äkkpidurdus ja oodata nii nagu rongijuhil. Aga on ka midagi, mis tõeliselt nagu närvi mustaks ajab ja mida saaks tegelikult võib-olla kaasliiklejatel paluda, et nad muudaksid? Võtta maha kiirust ja anda ühistranspordile eelisjärjekorras võimalus sõita, sest neid suuri masinaid on keeruline pidama saada ja iga selle pidurduse ja äkkpidurduse taga on keegi, kes saab haiget. Avariide arv järjest suureneb. See tähendab seda, et meie liiklus on muutunud kuidagi närvilisemaks. Inimesed ei ole nii tähelepanelikud, nii ettevaatlikud ja seetõttu neid ettekeeramisi ja etteastumisi ja neid on oluliselt kasvanud. Et ma julgen isegi tuua välja numbri 25% umbes, mis on neid avariisid ja etteastumisi rohkem põhjustatud. Eilne õnnetus Põhja-Tallinnas on järjekordne meeldetuletus, et kuigi trammiõnnetused ei ole igapäevased, korduvad need siiski aeg-ajalt ning enamasti on põhjuseks inimlik eksitus. Aastakümnete jooksul on olnud nii kergemaid kokkupõrkeid kui ka raskemaid juhtumeid, mistõttu püsib trammiliikluse turvalisus jätkuvalt tähelepanu all, eriti tiheda liiklusega ristmikel.